See oli kohe peal Hispaania rallit siin samas lähedal, et lihtsalt oli hea võimalus siia tulla ja natukene veel oma asfaldisõitu parandada. Ja kindlasti ka oli huvi lihtsalt Eestit esindada. Me teadsime, et Arseno vastu saab väga keeruline olema. Et ta on siit pärit, on sõitnud seda rallit päris palju, võitnud seda rallit päris palju, aga kindlasti oli huvitav ennast võrrelda Lopesega, et ta oli samamoodi Hispaania rallil kohal ja tegelikult oli päris huvitav, et vahepeal võtsime mõne katse temalt, siis ta võttis tagasi, et siuke hästi tihe lahing oli. Ma olen legendiga enam-vähem rahul. Selles mõttes, arvestades, et me olime siin esimest korda, siis tegelikult ma olen õnnelik, et see oli päris täpne. Et me saime selle järgi sõita siukse okei hooga, millega me ei olnud nii rahul, oli see, et me ei saanud terve nädalatus autot päris heasse seadesse, et meil oli kogu aeg auto õudselt alajuhitav ja just siin nüüd viimasel medalikatsel see oli veel nagu eriti hull, et täpselt ei teagi, mis juhtus, lihtsalt peame maha istuma inseneriga analüüsima, et kahju, aga me tegime, mis me saime. Kuidas sulle see medalikatse formaat meeldis? Ma ütleks, et ta on kindlasti huvitav formaat ja ütleme niimoodi, et sellises seisus nagu praegu oli, meil olid suhteliselt suured vahed, siis see on siuke okei, aga ütleme niimoodi, et mina suures osas ikkagi nägin seal ka palju nagu sellist turvalisuse riski, et kui 3 autot niimoodi korraga rajal sõidavad, siis ja sõidetakse erinevaid marsruute, et siis oli paar kohta, kus auto võis ilge hooga tagant tulla ja lihtsalt oleks võinud juhtuda midagi hullu, aga õnneks seekord nii ei läinud, et ma arvan, et see formaat iseenesest on huvitav, lihtsalt seda võib-olla annab natukene targemini teha. Vaadates seda nimekirja ja autode kogust ja mis autodega võidu sõita, siis ma arvan, et kui me kedagi võidame, siis peaks neil midagi juhtuma või midagi sellist. Et eilne päev läks väga hästi, et suutsime oma üllatuseks esimesel ringil juba serblasi juhtida. Et teisel ringil läksin kindla plaaniga seal katkise tee peal temast vähemalt 15 sekundit kiirem olla, et kui me jõuame õhtul ringraja peale, et võimsama autoga, kui me tegime shakedowni, siis me kaotasin talle 10 sekundit, et olla tast vähemalt üle 10 sekundi ees, et teisel päeval mitte tema taga startida. Ja see meil õnnestus ilusti. Ja tänasel päeval siis startisime nende ees ja täna kahjuks saime teha ainult ühe katse ja ilmnes probleem mootori jahutussüsteemis ja mootor kuumenes üle ja nüüd siin me oleme. Mul ei ole kahju, et ma siia tulin. Ma olen tõeliselt rõõmus selle üle, et sai see teekond ette võetud. Okei, mul on kahju, et me katkestasime, aga kogu see teekond on päris õpetlik ja hariv minu jaoks. Ja aitäh kõigile, kes on mind aidanud ja toetanud seda teha.